Jaa, suur tänu. No kuna ma vaatasin, et siin kõnesoove väga palju ei ole, siis ma kasutan võimalust kõneleda ka iseenda nimel, nagu seda tegi kolleeg Priit Sibul, mitte ainult fraktsiooni nimel. Ja teatud mõttes pühendan selle järgmise sõnavõtu vastuseks kolleeg Reili Ranna üleskutsele, et hea küll, proovime siis teha niimoodi, et võistleksid visioonid tulevikust, mitte ei keskenduks ainult sellele, mida on siiani valesti tehtud kellegi poolt. Ja ma siis pakun omalt poolt ka välja mõned ideed, mis võiksid pretendeerida selles võistluses osalemisele ja mis vaatavad ka siis väljapoole neid ideoloogilisi raame, millesse on meie poliitiline diskussioon ja poliitilised protsessid surutud. Esiteks, 3 ettepanekut, mis juhinduvad võrdõiguslikkuse ideaalist. Teie, sotsid, olete ju suured võrdsuse ja võrdõiguslikkuse pooldajad. Aga mis oleks, kui võtaks ka perekonnapoliitikas suuna sellele, et lähtuks päriselt siis võrdõiguslikkuses olulistes aspektides. Põhiseadus ütleb paragrahvis 12, et kõik on seaduse ees võrdsed. Aga tegelikult väga mitmetes olulistes aspektides ei ole Eestis tagatud lastele võrdsed õigused. Alustame sellest, et tagaks lastele võrdse õiguse elule. Just nagu ei tohi tahtlikult tappa ära Riina Sikkutit, Reili Randa, Tanel Teini või Priit Sibulat, nii tegelikult peaks olema täpselt samasugune võrdne õigus tagatud ka veel sündimata lastele. Mitte ühtegi inimest ei tohi tappa tahtlikult. Jutt käib süütutest inimestest, olgu ta sündinud või sündimata. Igal inimesel peaks olema tagatud võrdne õigus elule. Ja kui see ettepanek tundub teile liiga radikaalne, liiga äärmuslik, et süütud inimesi tohiks tahtlikult tappa, siis võib-olla sellise jõukohasema harjutusena alustaks sellest, et lõpetaks ära valitsuse poolse rahastamise sündimata laste tahtlikule tapmisele. Teatavasti see toimub üle 3000 korral aastas. Rahvas, mis on väljasuremise kursil, kus pole piisavalt lapsi, võiks olla sedavõrd tervemõistuslik, et saada aru, et esimese asjana võiks tagada võrdse õiguse elule veel sündimata lastele. Teine ettepanek, mis lähtub võrdõiguslikkuse ideaalist, tagaks kõikidele inimestele, sealhulgas lastele, võrdse tulumaksuvabastuse. Ei ole niimoodi, et perekonnas antakse nii-öelda isale näiteks või emale täiendav tulumaksuvabastus, väiksem kui tal endal, aga siiski mingisugunegi, eks ole, abikaasa pealt ja laste pealt. No enam ei anta sedagi, te võtsite selle ära, eks ole. Aga lähtuks eeldusest, et kõigil on võrdne tulumaksuvabastus. On isal, on emal ja on kõigil nende lastel. Mis iganes see summa on see 500 eurot. Kui on ema ja isa ja 3 last, siis on tulumaksuvabastus perekonna peale 2500 eurot. Kuni teenitakse 2500 eurot, ei maksta selle pealt sentigi tulumaksu. See oleks võrdne lähenemine asjadele, aga nagu me näeme, seda ei praktiseerita. Ja 3. ettepanek, mis lähtub võrdõiguslikkuse ideaalist, on tagada kõigile võrdne valimisõigus. Reaalselt põhiseadus ütleb, et kõigil on võrdne õigus osaleda valimistel, tegelikult ei ole. Tegelikult lastel ei ole tagatud häält valimistel. Kuigi laste eest saavad vanemad kui nende hooldajad ja seaduslikud esindajad mitmetes muudes õiguslikes suhetes olla esindajaks, siis valimistel seda ei ole tagatud. Kui me tahame rohkem perekonnakeskset ühiskonda, sellist, mis arvestab perekondade huvidega, mille hulka kuulub siis ka soov saada rohkem lapsi, siis andkem perekondadele suurem hääl, lähtudes võrdsuse ideaalist. 5 lapsega perekonnal on siis 5 häält. On isa hääl, on ema hääl ja on veel 3 häält, mida nad saavad kasutada näiteks eeldusele, et nad on üksmeelsed. Kui ei ole üksmeelsed, siis ei saa kasutada. Ongi kõik. Näiteks, ma ei tea, seda võib arutada. Edasi, veel ettepanekuid. Lõpetada perekonnavaenuliku homo-, soo- ja transideoloogia levitamine haridusasutustes, sealhulgas lasteaedades. See ei silluta teed sellele, et meil oleks rohkem lapsi, tugevamad perekonnad ja et meie rahval oleks parem väljavaade jääda püsima. Lõpetada ka ära haridusasutustes feministliku ideoloogia levitamine, mis vastandab mehi ja naisi. See samuti ei loo eeldusi rohkemate laste sünniks, tugevamate perekondade kujunemiseks. Ja sellele vastukaaluks viia koolidesse sisse perekonna ja abielu õpetus, mis keskenduks siis ettevalmistusele perekonnaeluks, ettevalmistusele truuks abieluks ja ettevalmistusele lapsevanemaks olemiseks. Kultiveeriks neid voorusi, mis on selleks vajalikud, truudus, pühendumine, kannatlikkus, teenimisvalmidus, eneseandmine, armastus ja nii edasi. Ja samal ajal tooks esile ja hoiataks ka noori nende ohtude eest, mis mürgitavad nende hinge sellisel viisil, et nad minetavad perekonnaelu võimekuse. Muu hulgas siis pornograafia tarvitamine, eriti poiste poolt.
Edasi, konkreetne ettepanek, pornograafia kättesaadavuse piiramine. Eestis kehtiv õigus ütleb, et alaealistele ei tohi vabalt kättesaadavaks teha pornograafilisi materjale. Kui me tõime siia eelnõu, millega oleks tagatud selle kehtiva õiguse printsiibi järgimine, see paraku saadeti prügikasti. Kas sa soovid? 3 minutit lisaks. Seda on väga lihtne teha, võtame selle eelnõu uuesti välja ja viime Eestis kehtiva olukorra kooskõlla Eestis kehtiva seadusega, et alaealistele ei tohi olla vabalt kättesaadavaks tehtud pornograafilised materjalid, mis hävitavad nende võimekuse üleüldse puhta pilguga vaadata naisterahvaste poole ja astuda tervesse abiellu ja truusse püsivasse abiellu. Edasi, abielu loomuliku tähenduse taastamine. See on väga oluline sümboolselt ja ideeliselt. Kui me tahame, et meil sünniks rohkem lapsi, et meil oleks tugevad perekonnad, siis tugevad perekonnad ideaalis peaksid olema rajatud ka abielule, truule, elukestvale abielule. See ei ole ükskõik, kas inimesed elavad abielus või ei ela abielus. Abielu ühes oma tuumses tähenduses tähendab ju vastastikku antud ja ka avalikult kogu ühiskonna ees antud tõotust jääda truuks nii heas kui halvas kuni surmani. See loob selle stabiilsuse, selle keskkonna, millele tuginedes on üleüldse abielu osapooltel kindlustunne, et nad saavad lapsi vastu võtta, ennast ohverdada, oma isiklikke ambitsioone ohverdades, nad teavad, et ollakse teineteisele truuks nii headel kui rasketel aegadel. Ja ideaalina see on väga oluline öelda, et loomulik abielu mehe ja naise vahelise liiduna peab olema ühiskonnas eriliselt au sisse tõstetud, sellepärast et ainult selline liit saab tagada rahva püsimise ja kasvamise, nagu põhiseadus sellele paragrahvis 27 osutab perekonnast rääkides. Ja lõpetuseks veel paar sellist üldisemat kaugemale vaatavamat ettepanekut. Mina olen sügavalt veendunud, räägin iseenda nimel, et me peaksime võtma sihiks ka taandumise riiklikest pensionisüsteemidest. Need süsteemid seati omal ajal sisse 19. sajandi lõpus ideoloogilise sammuna muuhulgas selleks, et vähendada perekonna tähtsust ühiskonnas. Ja see on iseenesest täiesti loogiline. Kui inimesed saavad toetada sellele eeldusele, et vanaduspõlves nende eest hoolitseb riik, siis tekib ju üsna kiiresti ka arusaamine, et perekond on ülearune. Loomulikus ühiskonnas enne seda oli perekond see, mis hoolitses oma abi vajavate liikmete eest. Vanemad hoolitsesid oma laste eest, kui nad on väikesed, vajavad abi, ja lapsed toetasid vajadusel oma vanemaid, kui nad on vanad ja vajavad abi. Pensionisüsteem asendab seda loomulikku suhet ja ma ei ütle seda, et nendelt inimestelt, kes on oma pensioni välja teeninud ja kellel on õigustatud ootus pensioni saamiseks, peaks selle ära võtma, aga kaugemale vaatavalt peaksime ütlema, et kui me tahame rahvana püsima jääda, siis me peame likvideerima need mehhanismid, mis kahandavad perekonna osatähtsust ja selle tõttu ka võtavad ära vajaduse üldse, et inimesed saaksid lapsi. Ja viimase asjana ütlen ka seda, et mina pooldasin regionaalseid maksuerisusi. Maal elavatel perekondadel on sageli rohkem lapsi, noortel tuleks soodustada seda, et nad saaksid kolida maale ja seada ennast seal sisse, ehk luua selline elukeskkond, mis siis võimaldaks ka rohkem lapsi saada, suuremaid perekondi luua. Aitäh! Aitäh!